Ventilatsiooniseadmetest oleme Nurgakivi saates rääkinud päris palju. Valik turul on väga lai. Aga kuidas selles tohutus valikus orienteeruda ja kas peaks mingil põhjusel ühte kaubamärki teisele eelistama? Oleme külas Onninenis ja räägime nende spetsialistidega, et mida nemad asjast arvavad. No see valik turul on tõesti lai erinevate kaubamärkide, erinevate pakkujate vahel. Onninenis on ka mitmed kaubamärgid esindatud. Kust ventilatsiooniseadme valikuga üldse pihta hakata? Tegelikult tuleks mõelda kõigepealt, mida vaja on. Kas me räägime sellest, et inimene teab, kas tal on vaja rootorit või plaatsoosvahetit, kas ta tahab, et see seade oleks ajas efektiivne, töötaks vaikselt, kas ta oleks kohe odav või ta tegelikult teeniks oma raha tagasi kasutuskäigus. Et natuke tuleks ette mõelda, mida me tahame saada. Kas me tahame kohe saada kasu ja osta odava seadme või tegelikult me tahame saada nii, et meil aastatega see kasu tuleks pigem tema efektiivsusest välja. No ma arvan, et ideaalis iga inimene tahab, et pikas perspektiivis seade oleks odav, võib-olla alguses rahakott lihtsalt ei võimalda seda, aga lähtume sellest, et pikas perspektiivis võiks seade olla mõistliku hinnaga. Kuidas edasi? Okei, edasi tuleks võib-olla vaadata seda, et kus seade on toodetud. Üldiselt on nii, et Eestis müüakse nii seadmeid Põhjamaadest kui ka Euroopa erinevatest otstest. Et kui me siin võrdleme praegu seadmeid, mida Onninen pakub, siis me oleme keskendunud rohkem Norra, Rootsi, Soome ja Eesti tootjatele. Me teame, et nemad arvestavad juba kasutegureid tegelikult Eesti kliima järgi. Kui me võtame kuskilt kaugemalt seadme, siis see ei pruugi alati nii olla. See on küllalt lihtne ka endale selgeks teha. Enamus nendel lõunamaa tootjatel on kasutegurid väga-väga kõrged. Kui me räägime ikkagi üle 90% kasutegurist, siis suure tõenäosusega on see tegelikult ainult soojusvaheti kasutegur. See ei ole kogu seadme kasutegur ja soojusvaheti kasutegur arvestatakse tehases juba ideaaltingimustel, mis kõige parema numbri välja annab. Et kui me räägime siin 95 või 94% kasutegurist, siis see tegelikult ei ole reaalne. Võtame reaalse Eesti kliimasse sobivad seadmed ja need kasutegurid jäävad tavaliselt natukene alla 80 või sinna 80 paar punkti peale. Et umbes 80 kanti võiks olla reaalne kasutegur. Järgmisena tuleb tegelikult meil mängu see, kuidas seade on ehitatud, kuidas kui palju tal on soojuskadusid, kui palju ta müra teeb ja muud asjad. Nüüd räägime sellest soojusvahetist lähemalt. Ma saan aru, et ka siin on valiku koht või kas üldse inimene, kas tarbija või siis ehitaja, kas üldse peaks mõtlema selle peale, milline soojusvaheti ventilatsiooniseadmes sees? Kui meil veel mõned aastad tagasi oli valikus ainult plaatsoojusvaheti või rootorsoojusvaheti, siis nüüd on võidukäiku tegemas niiskustagastusega plaatsoojusvaheti. Ehk väga palju vahetatakse tavalise plaatsoojusvahetiga seadmeid välja just niiskustagastuse vastu. Mõte on selles, et Eestis on talvel küllaltki kuiv ruumides ja see kuivust natukene siis leevendab niiskustagastusega plaat. Alternatiiv on rootor, mis võib-olla on talvises kliimas veidi selline paindlikum ja ei kipu nii lihtsalt jäässe minema. Aga niiskust võib-olla nii palju rootorile tagasi ei anna. Nii et kui on valida, mille järgi hakata valima, siis kõigepealt tuleks mõelda, kas plaat või rootor. Kui me võtame siit ümberkaudsete maade praktikat, siis Soome on veendunud plaadi kasutaja. Enamus Soome tootjaid teeb plaati ja soomlased kasutavad plaatsoojusvahetiga seadmeid. Rootsi ja Norra on puhtalt rootori peal, sest nemad usuvad, et rootor tegelikult nende kliimas on kõige efektiivsem. No, olen kuulnud jutte, et soomlastel on, kuna neil on väga palju saunasid ja plaatsoojusvahetiga on kindel, et õhuvoolud omavahel ei segune, siis võib-olla see sauna lõhn ei liigu majas, ei levi majas. Et see on võib-olla üks teooria, miks Soomes seda kasutatakse, aga ajalooliselt kuidagi nii on olnud. Nüüd plaatsoojusvaheti üldiselt tahab saada kondensaadi äravoolu. Kui seade paigaldatakse kohta, kus kondensaadi äravoolu võimalust ei ole, siis pigem soovitaks kasutada rootorsoojusvahetit. Kui kondensaadi äravool on olemas, siis on valida kas rootor või plaat. Kuidas keegi usub? Rootori pluss on see, et ta suudab oma rootori kiirust muuta ja sellega muuta oma kasutegurit ja kui meil on talvel külm ilm,
väljas on miinuskraadid, toas on plusskraadid ja need õhud seal soojusvahetis kohtuvad, siis rootor oma efektiivsuse muutmisega suudab ennast väga efektiivselt hoida jääst vabana, ilma et ta muudaks õhuhulkasid ja hakkaks lisa kütma. Plaatsoojusvaheti puhul on tegelikult see asi keerulisem, kuna plaat kipub jäässe minema, siis iga tootja on leidnud endale oma viisi. Jällegi pigem enamus tootjaid paneb sinna eelkütte kalorifeeri, ehk siis üks elektritenn, mis kütab väljast tulevat külma õhku ette ja siis ei teki seda olukorda, kus külm õhk üldse jõuab plaati. No, sa oled täna meie jutu taustaks valinud ka 2 erinevat seadet, mis meil fookuses on, räägi 2 sõnaga nendest. Okei, mul on siin pakkuda rootoriga Rootsi tootja Azetek seade, millel on omad väiksed nüansid, miks ma tema valinud olen. Ta on keskendunud just kvaliteedile ja pikaealisusele. Ehk kui me toome siin mõne väikse näite, siis enamus seadmetel kipuvad aastatega läbi minema ventilaatori laagrid. Azetek avastas, et tegelikult on see väga paljuski sellest, et rootor tekitab staatilist elektrit ja maandades eraldi veel ventilaatori mootori, suudavad nad tegelikult selle probleemi lahendada, et need laagrid läbi ei lähe nii lihtsalt. Teine pakkuja, kes meil on hetkel Airfi, see on siis Soome tootja ja tema on plaatsoojusvahetiga, aga nende uus lahendus on see, et neil on plaatsoojusvaheti metallist, mis tagastab ka niiskust. Nad ise nimetavad seda metallpikuks ehk plaat, kus õhuvoolud omavahel ei segune, aga niiskus, mis ruumides tekib, antakse ruumidesse tagasi. Ja see on just talvel see, mis tegelikult leevendab seda põhilist kuivuse probleemi. Kui me nüüd võtame Eesti kokku, siis kuidas Eestis see populaarsus jaguneb? Kas me oleme rootorimaa või plaadimaa? Me oleme kuskil vahepeal. Me tahame olla Põhjamaa, me tahame Põhjamaade sellist kvaliteeti ja Põhjamaade võib-olla sellist head efektiivsust, aga need arvamused on niisugused nii ja naa, nii et mina arvan, et me oleme pool ja pool või natukene rootori poole kaldu. 2 sõnaga räägime ka Onninenist, kui me teile juba külla tulime. Mida teeb Onninen, mida pakub Onninen? Me pole Nurgakivi saates teiega varem rääkinud. Onninen on tegelikult üle 30 aasta Eestis juba olnud ja meil on 8 selliste poodi, me nimetame need ekspressideks üle Eesti ja me pakume professionaalsele paigaldajale kõik, mis on vaja tegelikult paigaldamiseks, kõik materjalid. Meil on elekter, meil on tööstusmaterjalid, meil on kütteveematerjalid ja ventilatsiooni ja jahutuse materjalid, nii et mis iganes majas eri tööid vaja teha on, siis kõik materjalid tegelikult Onnines on olemas. Muide näiteks see soomlaste Airfi ventilatsiooniseade on maailmas unikaalne selle poolest, et neil on järelküte, mitte eelküte. Ja selliseid nüansse on ventilatsiooniseadmete juures palju. Astuga Onninenist läbi, Onninenis on suurepärased spetsialistid, kes teile kõik selle teema suudavad suurepäraselt selgeks teha.